Your hair, give me that grin. It's making me spin now, spinning within before I melt like snow. I say hello, how do you do? Tere tulemast Tartusse ja Emajõe festival toimumas Karlova sadama kaldal. Valime siis täna siin välja Emajõe rammumehe. Lisaks Emajõe rammumehele on see ka World Strongman Federationi Eesti etapp. Nii et igavesti ka võistlus saab olema. 6 riigist on võistlejad kohal ja kohtunikuks on Taromit ja Jugo Ahola, kes on siis meil 2-kordne maailmameister aastast 1997-1999. Ja esimene võistleja Marek Leitis, Läti mees, käinud aastaid juba Eestis võistlemas ja igati tuntud Eesti rammumeestele. Ja siit tuleb Arkadi Baranov Ukrainast. Meile on ta vähetuntud mees, noorem poolsem, 27 aastat vanust, aga tahtis täis. Ja järgmisena on meil siis Mindaugas Jaaras, Leedu vägilane, klassikalises jõutõstmises Leedu meister, rekordiomanik ja ka sangpommi, 50-kilose sangpommi tõstmise rekordiomanik Leedus. Ja siit tuleb Andrei Bulavski Valgevenest. Hetkel on mees küll hoiab Valgevenes reitingus 3. kohta. 32-aastane, 116 kilo, peaks kiired alatale hästi sobima. Järgmisena siis Vene vägilane Nikita Golovan, et noor mees, 19-aastane, kuid kaalu juba 140 kilo mehel, nii et vaatame, kuidas noor vägilane Eestis võistlusega hakkama saab. Nikita ütles, et ta valmistub ka juunioride maailmameistri võistlusteks. Siis peaks vormi hea olema. Nii, siit tuleb Tainis Repsis Leedust. Ta on kuni 120 kilostes Leedu meister jõutõstmises. Järgmisena siis Eesti mees, et Kaido Sirge, Eesti vägilane, aastaid Eestis võistlenud, teinud ka jõutõstmist, nii et üks tänase võistluse korraldajatest, et topeltkoormus mehel täna, vaatame, kuidas Kaidol läheb. Kaidol on muidugi head alad, on just surumise alad, ta nimelt lamades surub 220 kilo. Nii et vorm paistab hea alad mehel. Nii, siit tuleb Roomek Velt, tugev mees, 35-aastane, ta on ka juba staažikas võistleja. On siin jah mitmeid võistlusi siin võitnud ka, aga nüüd tänane üks peamise favoriite meile Rauno Heinla, 6-kordne Eestimaa rammumees ja 2015 aasta siis MM-il 3. koht jõutõmbes, et väga tugev mees, heas vormis, vigastusest üle saanud, vaatame, kuidas tänane võistlus õnnestub. Siit tuleb Mihkel Raadik. Raadik on 25-aastane ja ta on varem võistelnud amatöörsarjas ja on amatöörsarja võitja. Ja järgmisena, viimasena siis täna võistlus tules Markus Mänik, üks teine kõva favoriit, et vaatame, kuidas Markusel on selle aastal vorm väga hea olnud, Raunot on ta võitnud juba sel aastal, kuidas siis täna õnnestub. Isegi ta on 2 korral võitnud Raunot ja on hästi esinenud Leedu GP etappidel, nii et on juba Leedu meestele teinud seal seljad prügiseks. Nii et tänavusel sarjal sai ta seal teise koha üldsarja kokkuvõttes ja siin Jugo Ahola siis 2-kordne maailmameister meestele veel kätt pihku surumas. Nii, ja esimene võistlusala on siis 120 kilogrammi raske palk, 75 sekundit on siis aeg, kui tuleb teha kordusi nii palju, kui mehed jõuavad. Ehk siis Marek Leitis ja Arkadi Baranov, 2 vägilast praegu. Baranov siin hea ürituse tegi, aga ei loetud ära. Et siin on siis hästi oluline see, et võistleja saab selle palgi sirgetele kätele selliselt, et põlved ja küünarnukkid oleks fikseeritud ja palki vahepeal pea peale ei toeta. Kohtunikud on seda väga rangelt jälgimas. Leitis läheb ilusti juba, teine kordus kirjas. Ja pildi pealt on näha, et Leitis tegelikult oli selline suruja mees, et täna on väga erinevaid taktikaid, et kes siis rohkem svungib, tõukab, istub sinna alla või siis Leitis rohkem näitas kätega. just praegu käega, et ta rohkem ei lähe tegema, kuigi temal on surumine hea, tal on 250, on lamades surumise rekord muidugi. Ja nüüd Jaaras on meil järgmine mees, kohe Leedu mees ja Bulavski siit omavahel, nii et Jaaras, kes on siis klassikalises jõutõstmises Leedu meister, on väga tugeva käega, et see on kohe näha siit, jah. Ja et siit palk lendab kohe otse üles ja kerib rinnale, mingit isegi jalaga tõuget ei ole juures, nii et õlg ja käsi on ikka nii võimas. Bulavski siin vastukaaluks sai 1 korduse kirja, aga puhkab väga pikalt.
no 120 kilo ja 75 sekundit on selline aeg ja raskus, mis tegelikult eeldaks 10 korduse kanti, et võib-olla isegi näeme üle 10 korduse täna siin mehi seda raskust üles tõstmas, aga see on piisavalt väsitav tegevus rasketele meestele. No jah, raskus on, Pulovski on siin tõsiselt hädas, teine kordus ei tõuganud välja lõpuni, ei saanud sirgetele kätele. Jaarasel 7 juba kirjas siin. Tema on täiesti pidurdamatu juba. Ja, et mees on hea soos, et üks kõvemaid konkurente siin täna meie meestele, et Heinlale ja Männikule saame näha, et tulemus on varsti ette tehtud. Pulovski juba loobus, et Jaarasel aega veel on natuke. Tuleb veel äkki üks. 8 kordust kirjas, no näis, et aega varsti lõppema, aga mees on ka tõesti hea soos. Esimesena on halb minna, sa ei tea, mis teised võivad tagant tulijad teha, et sa pead tegema nii palju, kui veel tuleb. Ja sai 9 kirja. Nii et kas, aga ei, 10-ndaks ei jõudnud enam. Nii, järgmisel on siin Nikita Golovan Moskvast ja Tainius Repšis Leedust. Nii et kui Nikita rääkis, et ta siin juunioride MM-ile siin võistlemas minemas, siis peab olema vorm hea ja nagu näha, siis praegu see palk üsna kergelt tal lendab. Suut võrdsed lähevad, 2 ja 2 on praegu. Nikita on natuke kiirem. Ja siin on nüüd näha seda, et kui mehed tõukavad ka natukene jalaga, et ehk siis väike svung on ka, et väike jalatõuge, et on natukene lihtsam seda raskust üles lükata. Tehnikat on näha, et on varem ka tehtud seda harjutust. Mõlemad mehed teevad jah, ütleme siis tehniliselt. Ja väga võrdsed lähevad. Et noore mehe kohta väga hea tulemus tuleb öelda, et ikkagi 6 kordust juba kirjas, et Repsiselt oleks ootanud praegu isegi paremat tulemust võrreldes siin Nikita Golovaniga. No Repsis on jõudest ja harjunud 1 kord ja hästi palju, et just kordused tõenäoliselt talle ei sobi, et mees juba hingeldab seal. No jah, et siin on jälle Ramumees on selline ala, kus mõnikord on kordusi rohkem ja mõnikord on siis palk raskem, 140-150 kilo ja tehakse 1-2 kordust, 3 kordust. Aga Golovan on 140 kilo. Suur mees ei ole üldse probleemi siin teha kordusi. Tundub, et tal jah, et see aeroobne baas on nii palju hea, et suudab kesta veel 9 kordust, on väga kõva tulemus. Tainis ka kehvalt ei esinenud, sai 8 kirja. Väga hea tulemus. Mehed on siin väga võrdselt eesotsas praegu pannud. Nii, 2 Eesti võistlejad lähevad kõrvuti. Kaido Sirgi ja Romek Veltsis. Romek üldse jalgu ei kasutanud, ilma jalga tehtud, ainult surub. Kaido teeb ka väikses ikka svungi, et kasutab selle jala nõksu ära, et ikkagi lihtsam ja Romek puhtalt surub 120 kilo, et raiskab isegi natuke liialt palju jõudu, ma pakuks praegu. No nüüd tegi Kaido samasuguse surumise, et see... No ju siis jõudu kätes nii palju, et ei ole vaja jalga kasutada, mis ma raiskan jala jõudu. Ja, et eks ole ka seal see, et kui see palk rinna peal on see tasakaaluga, kuidas saada, et aeg jookseb ja tahaks ruttu see palgi üles saada, et võib-olla see alati see tehniline sooritus nii hästi ei õnnestugi. Aga Kaido on 4 korda, et väga hea tulemus Kaido praegu. Kaido muidugi kurtis ka, et tal on see jalavigastus Ameerika jalgpalli mängimisest, mis segab tal siukest äkilist liigutust, et siis selle pärast ka ta rohkem kätega töötab. Aga kas saab 5. kirja ja käsi sirgu ja saabki 5 kordust. Loeti ära korras. Väga hea tulemus Kaidolt. Esimese alaga Kaidolt kohe siuke tulemus, vaata, mis võistlus edaspidi saab. Nii, Rauno Heino, kuidas see nii sendas üles? Nii, ja siin on näha Rauno tehnikat, kus kõhu pealt sisuliselt visatakse palk üles, siis hops sirgetele kätele kohe, et sellise tempoga kindlasti Rauno tahab saada siit 10 kordust või rohkem, et Markusele jällegi näidata koht kätte, et see on tema ala ja tema on selles alas siin kuningas. Mihkel vastukaasus teeb ilusti tehniliselt, aga jah, sellist kiirust nagu Rauno teeb, see on ikka klass täiesti oma. Ja et sellist tõmmet saaks teha niimoodi sealt kõhu pealt kohe üles tõmmata, eeldab ikkagi väga tugevat selga, et seal eas peab väga tugev olema. No seal on ikkagi see surumise osa ka veel, tal lihtsalt on jõudu niivõrd palju üle siin praegu. Ja eks muidugi Rauno on ka teises klassis, et on ka 2 etappi võitu maailma raamumiste karikas ette näidata. Et eks see tase on ka natukene teine siin võrreldes meie mõne noore vägilasega. Rauno isiklik rekord palgis on 195 maksimum, nii et see 120 ei ole nagu tõesti midagi erilist tema jaoks. No ja näha ka tulemusest, et 14 kordust Rauno poolt, nii et selgelt, et kõva Mark on maha pandud, et näis, kas nüüd Markus suudab selle üle lüüa ja Markus teeb üksinda, kuna üksis võistlejad siis loos soosistada ja teeb selle viimasena. Järgmised alad juba siis saab ta
teha paaris. Hea teha ta number ees, et saab nagu vaadata taktikaliselt palju nagu vaja on reaalselt. No Markus oleks praegu kindlasti vaja teha nüüd, ütleme siin nüüd 11 kordust, et saada siit see teine koht kätte kindlasti. Aga ei olegi vaja, 9 on Jaarase parim tulemus, nii et 10 täiesti Nikita tegi ka 9. Jah, et 10 on täiesti piisav, et olla teine. Aga ma arvan, et Markus ei lepi sellega. Tema võtab ikkagi endast maksimumi. On ka viimastel aastatel päris kõvasti töötanud oma õla peale, et tal ei olnud varem see surumine niivõrd hea. Ja esimestel aastatel kõik üles need Apollon kangid või siis palgi surumised üles olid Markuseks nagu raskuseks, et ei õnnestunud need alati hästi, aga praegu on ta väga head seeriat tegemas, et 9 kordust juba kirjas. 9 on korras, tuleb 10 ka. Ja tuli ära. No aega veel on. Aga kõik, ja juba loobus. No sellelt alalt ma seda lootsin ka. Järgmine enam ei ole minu ala, järgmine on Männiku ala. No, eelmine aasta sai sama raskusega 8 tehtud, et see aasta 200 rohkem või 2 võrra rohkem, et rahul küll ja, aga suurt selline väsitav ala, et nagu siin sõbrad ütlesid, et see on crossfiti moodi ala, et ei tea palju kohvri jaoks nüüd seda jõudu alles on jäänud ja vastupidavust. Vaatame. Ja siin on siis näha, et 2 favoriiti, Heilna Männik eesotsas ja Jaaras kohe siin Kolovaniga koos järjes. 4. koht, väga hea noore mehe koht. Nii et siin läheb tõsiseks andmiseks täna. Nii, teiseks alaks on siis kohvrite kandmine kauguse peale. Kohvrite kaal on siis 135 kilo kummaski käes. Ja alustab meil seda siis Arkadi Baranov, kes eelmisel alal oli viimane, ei saanud üldse tulemust kirja. Distantsi peal 20 meetrit tehakse pööre, aga praegu siis pöörde kohta Baranov ei jõudnudki. 16.68 ei ta tulemus kirja ja siin tuleb siis käia kohvritega nii kaugele kui jõuad. Maha panna ei tohi. Ja Pulavski versus siis Veltet. Teises paaris lähevad, suht võrdsed lähevad rahuliku sammuga. Ja kiiret siin ei olegi, nagu keegi aega ei võtta, ainuke on see, et mida kiiremini kõnnid, seda kaugemale ilmselt jõuad. Noh, seal peab muidugi vaatama seda, et see kiiresti siis hakkab ka käes raputama seda raskust rohkem. Ja tasakaal ära ei lähe, ette ei vaju ja nii edasi. Ja see ühtlase pika sammuga ongi kõige parem, aga Pulavski juba kohvrid maas. 22.04, nii et vaatame Romek veel siin müts tagurlegi peas ja päris hästi läheb. Läheb ilusti ja vaikselt sammuga kindlalt edasi. Ei torma ja tundub, et sõrm on päris hea, et ikkagi nii kaua kestab, et... Ja täpselt 40 meetrit joone taha ja sellega piirdub. Ütleme 135 kilo, 40 meetrit on ikkagi, võib öelda, päris hea tulemus. Jah, ja kolmas paar Marek Leitis Kaido Sirge vastu. Leitis alustab ilusasti. Ja mille järgi see võistajad on siin järjekorda pandud eelmise ala tulemuste järgi. Et nüüd on siis kaardis segamine, aga Leitis võtab kohe pikema sammuga. Leitisel sõrm väga tugev pole tavaliselt olnud, et sellepärast ilmselt see tempo ka vähe kiirem. No ei saa öelda, Leitis on võistelnud selles raskete kohvrite maailmameistrivõistlustel see kauguse peale. Ja oli seal vist 180-stega käis pea 20 meetrit. Ja täpselt sama tulemus, mis Romekil või? Jah, 40 meetrit. Ja mida Kaido teeb, siis jõuab sammu teha või? Piiri peal. Pöörata, aga täpselt jääb 40 peale. Jääb ikka 40 peale, et ei tule siit natukene oleks võinud lihtsalt tagurpidi sammu teha. Jah, et oleks saanud selle väikse sentimeetrid juurde. Aga nüüd noor mees siis Mihkel Raadik versus Tanis Repsis. Jõudistel jalas jõudu on, aga kaua ta kestab, seda on näha. Et siin on jah, et ikkagi, et mõnedele võistlejatele soovib see suurem raskus ja kui distants on lühem, et teinekord on ette antud kiiruse peale ja mehed jooksid väga kiiresti, aga nii kui on pikem... Nii, mis siis Mihklil juhtus? No läks ilusasti, aga nagu komistas vist. No hakkas nagu taaruma ka, et käikus ühele või teisele poole äkki sangas need käest rohkem lahti tal, et võib-olla selles asi. See pöörde moment segast neid asju. Ja Tanius teeb pöörde ka veel lisaks. Oi, see toob tal edu. Ja tõigi, 41.33, nii et see võib olla üks oluline koht täna siin see peale 40 meetrit pöör ära teha, natuke juurde kõndida. No järgnevatel on ikka lihtsam teada, et mingi number on ees. Nii, ja siis leeduvägelane Jaaras ja noor Venemaa rammumees Nikita Kolovansin. Ja palgis olid nad võrdsed. Palgis olid võrdsed. Siin tuleb ka võrdne tulemus. Ja praegu võrdsed liiguvad ka, nii et saame näha, et... Jah. Täiesti võrdsed lähevad.
nii Nikita lisab sammu kiirust natuke. Aga väiksed sammud ja kiirelt. Ja, aga paljudele ei sobi jah see distantsi peale käimine, et psühholoogiliselt nagu, et peab pikalt seal sõrmede otsas raskus rippuma. Ja läheb uuele ringile. Aga Jaaras pani maha ja Kolovan kohe järgi, et aga tegi pöörde ära. Venevägilane tegi pöörde ära ja 32 sentimeetrit venitas juurde, mis kindlasti on väga oluline selles kohvrite kandmise ja nüüd. See on oluline sellepärast, mitu meest jäi täpselt 40 peale jagama praegu. No täpselt ja vaatame, mis on Männik ja Heinla teevad. Heinla ootas ära, et Markus ette läheks, siis vaatab kaugele vaja kõndida on. Ja aga Rauno tempo on ka, tundub olevat pisut kiirem kui Markusel. Aga samas taktikalises mõttes väga kaval, jah. Nüüd vaatame ära, et kaugel paneb maha, aga tegelikult on tulemused juba ette antud. Kui juba üle 2 otsa teha on juba väga hea. Ja tänases võistluses on see näidanud seda. Ja läheb, Markus läheb 3. ringile. Ja on parim kindlasti praegu, aga Rauno pani 40 meetri peal maha selle. Ja kas ei saanud siis nüüd tõmmanud 30 sentigi tagasi. Ja mis see tähendab meil protokollis? Protokollis see tähendab vähemalt 4 meest peaks olema 40 meetri peale. Kui ma selle kolksu ära kuulsin, kui Rauno pani kohvrit maha, siis see oli nagu selline, et see nagu juba tegi asja kergemaks, et võib-olla paar meetrit oleks pingutanud, aga alavõit on käes ja sellest piisas. Selline kannatamist ma nagu talun küll, et kohvri esines raske ei olnud. 135 kilo, et ma ei tea, jah, sobib lihtsalt. Nii ja protokollis ongi näha, et 1, 2, 3, 4, 5 meest 40 meetri peale, et siin tegelikult Rauno andis küll praegu Markusele ise trumbid kõik kätte. No jah, et ei andnud 1 punkti ära, andis kohe mitu punkti ette. Ja kokkuvõttes ongi näha, et Rauno on 3. kohale kukkunud ja 4 punkti juba Markusega vahet, kuigi see esimest alat alavõidu, et päris pöördeline 2 esimest ala juba. Ja 3. ala siis viikingite laeva tõmbamine. Sinna lisati ka inimesi raskuseks juurde ja siis pildis ilusti näha, kus sa siis mööda risti jõge tõmbab seda laeva ja on vaja siis seda köit tõmmata nii kaugele, et üks sõlm ära puutuda ja siis fikseeritakse aeg. See ei ole lihtsalt laeva tõmbamine, tegelikult laeva mootor töötab vastu mehele, mees versus laev. Ja, et mehed on nii tugevad, et muidu see laevakene liigub liiga kiiresti seal ja sõlm ongi nüüd Bananovil käes ja esimene tulemus ka kirjas. Nii, Mihkel on järgmine. Kas siis tõesti nii kehva tulemuse tegi, et ta kohe nii tundub küll, jah? Jah, tal ei õnnestunud see kohvrite kandmine nii hästi, aga siin on nüüd näha, et oleks vaja see nöör pingule saada. Hästi oluline on see, et nöör oleks pinges, et siis tuleb ka tugev tõmme, et sul võib jõudu olla, aga kui see enamus jõust läheb sinna nööri sirgeks tõmbamise peale, siis ei tule sealt tulemust. Aga tuleb hästi tegelikult, väga hea aeg. Aga 27,9, et Mihkel teeb sellegi poolest praegu väga hea tulemuse. Läheb juhtima, liidriks. Nii, ja juba Rauno võistlus tules, et natuke üllatavalt vara, aga nagu ütlesime, eelmises alas oli see seis nii kehva, et mitu meest seal punkte jagas, aga Raunol kindlasti siit peab tulema hea tulemus, et Markusele konkurentsi pakkuda. Muidugi probleeme, ta oli biitsepsi trauma just hiljaaegu ja ta siis kindlasti segab teda natuke. Ja siit on näha ka ilmselt, et see... Natuke puterdab ka lõpus, jah. Aga aeg tiksub ilusti. Aeg tiksub ilusti, kohe on see lõpp käes, aga Mihklit, kas lõi Mihkli aega? Ei löönud. Jäi vist natukene puudu. Aga eks see on jah, et see, kui on väike trauma on, siis paratamatult annab tunda ja ei saa korralikult tõmmata, aga... No hakkad hoidma, hakkad teise käega rohkem ja ei ole see tõmme nii kindel enam. Nii, Kaido Sirge tõmbab meil siin. Tuleb, rütm on hea. Rütm on hea, alustas Kaido tänast võitlust väga hästi. Käis natuke hüppab pikalt üles alla. Peaks vahepeal tegema mõne selle pikema kerimise sinna ja siis tegema selle tõmb. Nii, Raunole kaotas. Nii, aga Romekelt. No natuke siin puterdas juba, ei saa kätte köita. Kerib kiiremini ennast ära mitu tõmmet, siis teeb ühe tugeva tõmbe, kas see ka nüüd edu toob selline taktika, sest Romek on saanud vaadata, et mis teised teevad, et milline tõmbetehnika täna hea oleks, aga 27... No see on muidugi kõigile uus ala, sest sellist ala ikkagi ei ole kuskil. Ja tuli hea. 26-2, ära sa ütle. Romek teeb ka siit väga hea tulemuse. Parim aeg. Läheb juhtima.
no aga muidugi tagantpoolt tulijad, järjest kõvemad mehed tulevad, aga nüüd nii, laev tõmbas mehe hoopis ära. nii, nüüd läks mootor liiga tugevalt tööle, et see sellel korral jäi siis praegu Viikingite laev võitjaks. No saab uue katse, ei ole nii. Jah, aga ei tea, kas nüüd Leedu vägilane käelega natuke liiga tegi, et hoidis pikalt kinni. Naha puruks, siis on väga halb tõmmata. Nii, aga Repsis tempo on hea. Näha siin, et jalgade selja koostöö on ilus. Köis küll, no jah, hüppab tagasi. Ei saa nagu pihta. Algus oli ilus ja... Algus oli ilus, aga ja 24,3. Väga hea. Väga hea tulemus. Superaeg. Et klassikalise jõudõiste kindlasti, tema kohta kindlasti väga ebatraditsiooniline ala. Eelmise aasta võitja, ema ja ramumehed siis Markus Männik. Temal on see juba tuttav ala. Oli võitmatu selles alas. Ja Markusel on tiitel kaitsta eelmisest aastast. Kui see maha peale näha, siis Markus rabas ka käsi oli teistpidi, võttis köiest kinni, aga tempo on väga hea. Köis ei käi kordagi vees. Ja kohe on sõlm. Nii. Kas tuli või? 1/10 või? Et päris 1 sekundis siin mitu meest vahepeal. Kuna tõmbamine toimub ikkagi liikuva vee peal, siis seda stardihetke väga pikalt valida ei lastud, et kui ikkagi anti kästus tõmmata, siis tuli pihta hakata, et ja, natukene oli selline asend, mitte just kõige ideaalsem, aga alavõit, see kompenseerib kõik ebamugavused. No ma üritan seda kohta nagu lõpuni hoida, aga tuleb 3 ala, mis minu lemmikud just ei ole, aga üritan võimalikult vähe punkte kaotada. Ja nii, et Markus võttis siit praegu oma ja Repsis teine, Veld 3, nii et Veldilt väga hea sooritus. Ja Rauno on alles 5. Nii et Rauno 2, teine ja 3 ala võib öelda, et on ebaõnnestunud. Täielikult. Ja Mihkel tegi hästi ja muidugi see vahe oli ainult 1/100 Mihkel Raadikuga. Ja mis siis kokkuvõttes peale 3. ala? Männik juhtimas ja Rauno 4. kohal. Repsis Jaaras 2 Leedu vägilast on siin esikolmikusse tõusnud. Vene vägilane siis 5. ja eestlased siis Romek 6 ja Mihkel 7. Ja Kaido 8, nii et väga hästi. Nii ja käimas siis 4. võistlusala, Mindaugas Jaaras alustab seda, teeb seda üksinda, nagu alguses sai mainitud siin, et kuna 11 võistlejad, siis kõige kehvema tulemuse eelmises alas teinud sportlane alustab üksinda, edasi tehakse juba paaris. Ja circa 300 kilo on selle rehvi raskust ja 8 kordust peavad siis võistlejad seda rehvi kantima ja rehvi sees on ka ütleme see õhukumm või lohv, et see rehv oleks ikkagi raskem. No alustas võistlust hästi Mindaugas ja kuidas siis niimoodi, et laeva tõmbamine siis täielikult ebaõnnestus? No klassikalise jõudest jaoks ikkagi on niivõrd ebatraditsiooniline ala, et teda on raske teha, kuigi tegelikult teine leedukas tegi seda väga hästi. Ja kirja lähevad võistlejaks siis kordused, mis ta jõudis sooritada. Kuid nüüd siis Eesti versus Läti, et Marek Sleitis ja Kaido Sirge. Kaido juba praegu ette rebinud ennast natukene. No suht võrdselt lähevad, et see on selline parem start, et... Aga hoiaks ta seda tempot ilusti lõpuni, saaks vähemalt siit jälle Leitise eest punkti kätte, poolala või pool distantsi läbitud, siis Kaido jäi korraks natukene mõtlema küll sinna rehvi ette. Leitis on üllatavalt tagasihoidlikult sel korral siin esinenud, et... No ja mehel ju tegelikult on ju pikkust ja kaalu ja jõudu ka tegelikult ja kogemusi meeletult. Et ta on ikka aastaid võistelnud ja on võistelnud ka maailmakarika etapisarjades mitmeid kordi. Nii, Kaido lõpetas ja Marek Sill ka lõpetas. Aga... Ja sinna üle 4 sekundi natukene, aga Rauno nüüd... Mindaugast nad ei ohustanud. Nii, Rauno alustas kiirelt. See on tema ala, sest sellise seljaga peabki tegema seda hästi. Ja on näha ka, et Rauno tõmbas see rehvi kohe üles, et ta põlvega ei aita midagi seal praegu. Käte kohe hops üles. 4 kordust täis. Ja lükkab veel isegi hoogu juurde, et rehv kiiremini vastu maad läheks. Nii, ja tempo on tõesti praegu hea. Ja kohe on nüüd viimane kordus ka ja aeg tuleb isegi alla 30 sekundi. Ja nii ongi. Kindlalt parim aeg. Aga Arkadi Baranov teeb suht keskpäraselt, aga lõpp vist väsis ära, et ei suuda nagu hoida 40 sekundi tempos. No tegelikult mehed teised tegid siin üle 40 sekundi natukene, Rauno lihtsalt tegi niivõrd palju kiiremini, et tundub. Lihtsalt, tema tegi üldse omast tempos. Kas tema rehv oli äkki kergem? Jah. Ei saa olla vist nii. Aga jah, et Raunol on see rehvi kanti väga hea. 55 sekundit sai Arkadi ka ühele poole, et
nii, nüüd mahtus siis vähemalt kontrollaega. Nii, Mihkel ja Roomek järgmised. Vile kõlas. Mihkel sai kohe väga hästi kätte esimese korduse. Kui see rehv pikali maas on, siis peab natuke rinnaga lükkama, et käed alla saada. Ja loomulikult on ka see, et Mihkel tuleb hästi praegu 30 sekundi tempos. peab vaatama, kui väga kõvasti tõmmata, et see nüüd see sõrm sealt ära ei libis, et näha, et see rehvi seest ka natuke vett välja tuli. Mihklil veel 2 kordust. Kas jõuab 30 sekundisse? Korraks nüüd Rauno No viimane see. Aga siit peaks tulema ka Mihklil peaks tulema siit väga hea tulemus. Aga Roomek tuli ka Mihkli tempos, tuli ka hea ajaga, nii et. Nii ja favoriidid siis, Markus ja Tainius. Hea start, võrdselt. Markus läheb ette natukene. No siin oli näha ka, kui Rauno pani tempo peale, siis ega Markusel midagi hoida pole, et kui ta tahab siin Ilusti tuleb Markus, ilusti tuleb. ja Repsis teeb ka väga hästi, et natuke siin on ikkagi, jääb maha. Repsis on 40 sekundi tempos, aga Markusel tuleb ilusti. Ja kas jõuab alla 30? aga Rauno aega ei löö. Nüüd on nii, Mihklit tundub, et võitis, aga Rauno aega ta ei löö. Rauno võtab siit kindlasti punkti tagasi praegu. Nii, Tainiusele veel teha. Ja läheb üle 40. Nii, ja siis on rehvi kantimise tulemus, et Markusel väga napilt siiski. Mõned sajandikud ikkagi jäid puudusest esikohast. Nii et väga tasavägine. Ja 5. võistlusala on siis meremehe kõnd, 360 kilogrammi ja 20 meetrit. Andrei Pulavski siin stardis ja selle meremehe raamiga kõndimas. Juba pani alguses maha, et see on juba halb näitaja, et see distants ei tohiks olla selline, kus maha peaks panema. Et tegelikult on nüüd lisaks, ta teeb oma elu raskeks sellega, et iga kord, kui ta maha paneb, peab seda sama 360 kilogrammi ta uuesti maast üles tõstma, et ehk siis tegelikult koormab ta jalga ju topelt sellega veel. Pool küki tegema. Nii et kui sa teed selle distantsi, teised mehed kõnnivad selle ühest otsast teise ja kui sa pead tegema 5-6 korda neid kükke seal, siis see jalg üsna ruttu ikkagi väsib ära. Ja pool distantsi umbes ta läbitud. Aeg jookseb armutult. Aga siin on vaja jah siis tugevat jalga. Näha, et raske on. Et on tugevat jalga vaja ja tugevat selga, et see kogu see torso, kogu keha jõuaks seda raskust üldse õlgade peal hoida. No, mida kauem seda teed, seda suurem pingutus on. Ja absoluutselt, kui sa jooksed selle distantsi läbi seal jah, et 20 sekundiga või minutiga, siis on ikka suur vahe, aga siin kontrollaeg ja lõpuni ei jõudnud jäi. Ja kui lõpuni jõua, siis on juba läbitud distants. Nii, Barano pani korraks maha, Leitisel on hoog sees ja ma usun küll, et Leitis paneb ühe vilega ja ühe utiga selle lõpuni ära. Nii ta teebki, pool distantsi läbi. Ja väikse sammuga läheb, poole distantsi pealt natukene tõstab tempot ja rahulikult 17,5. See on siis nüüd teistele ette. Aga Baranov vastukaaluks tegi veel kehvemalt kui Pulavski. Nii, Leedu mehed omavahel. Ei saanud siis kodus omavahel selgeks tehti. Jah, et Leedu versus Leedu, aga Repsis tuleb siin tasakaal läheb meestele ära, tundub, et mehed nagu poleks proovinud väga palju seda raami turja veel hoida, et tasakaaluga probleeme. Ja aeg üle 20 sekundi. Marek Leitis jääb liidriks. Iseenesest mehed on ju jõutõstmist teinud, et peaks olema selge jalad kõik väga tugevad. No jõutõstmist pead ainult ühe sammu tegema kangiga. Jah, ja see hetkeline pingutus, et siin on vaja ikkagi tööd teha pikemalt, et selles mõttes see rammumees ikkagi natuke teistmoodi. Nii, Nikita Golovan ja Kaido Sirge siis. Ja näha, et Nikita tuleb ka väikeste sammudega. Kaido püsib praegu päris hästi. Püsib kannul. Jah, kuigi siin väike trauma oli vahepeal, siis praegu tuleb ikkagi väga ilusti, et saaks ta järjest lõppu teha, nii et kui maha ei paneks, oleks juba väga hästi. Ja sai väga hästi alla 20 sekundi Kaidolt.
nii, Mihkel Raadik, üks trumpalasid on meremehe kõndimine alati olnud. Alati on olnud. Ja vaata tempo, mees jookseb lausa. Ja milline aeg. Ja Romek tuleb siit järgi samamoodi väga hea tulemusega ja 11.34 on Mihkli aeg. 11.34. No ma ütleks, et see on praegu siin juba Raunole ja Markusele samamoodi kõva väljakutse. Ja kohe ongi stardis Markus ja Rauno. Nii, Markus sai parema stardi. Rauno tuleb järgi. Rauno tuleb järgi. Ja läks mööda. Aga ei. Aigu napilt. Nii, mis siin aegade võrdluses Mihkliga võrreldes tuleb? Sest... Siin on jälle kümnendike mäng ja 11.55 on Rauno ja 10.50 ja kas mitte siin praegu ei tule veel Mihkel nende vahele. Meremees, see on nagu päeva üllatus. Ma arvan, et nii minu kui teiste võistlejate jaoks ka, et selles alas nagu alavõitu saada ei ole nagu reaalne tegelikult. Ju siis oli kõik ideaalne. Ja nii ongi. Markus Männik esimene, Raadik teine ja Heinla selles alas kolmas, et Aido 7 väga hästi, Romek 9 selles alas. Nii et eestlaste kokkuvõttes väga hea sooritus meremehe kõnnis. No Markus on meil siin ikkagi veel vahet suurendanud ja tegelikult on ta päris turvaline edu Rauno ees, et nüüd Mihkel ja Repsis Taanius on siis ütleme võrdsete punktidega need näis, kes pronksi haarab. Nii ja kätte jõudnud siis viimane 6. võistlusala, mis on atlaskivide tõstmine ja antud võistlusala alustavad siis võistlevad sellises järjekorras, kus on siis 5 ala kokkuvõttes punktid kokku löödud ja paika pannud paremusjärjestus ja Ukraina vägilane siin praegu maadlemas esimese 100-kilose atlaskiviga. Esimene kõrgus on 175, sellepärast et tunduski väga raske, sest mees ise suhteliselt lühikest kasvu. Nii et ja tegeme siis graniitkividega, et ütleme siis klassikalises mõttes on need atlaskivid diameeter kõigil 1 ja kaal muutub, ehk siis ütleme sisu, kas on tühi või on rohkem metalli ja vähem metalli, kuid siin siis on kivid kõik täis ja mida raskem kivi, seda suurem ta on. Aluse peale Jaaras vähe pikem mees. Nii, kivi käes. Ja võttis õla peale kohe ja plaksti peale, ei mingit probleemi. 120 kilo. Kerib ilusti sülle, selg on tugev ja samamoodi. Mees on saanud tehnikale pihta. Väga ei jookse ühe kivi juures teise juurde, et aega on, et tal on juba lihtsalt kindla peale tahab peale panna neid. Jah, rahulikult teeb, et ei rabista, et ütleme seal esikolmikust ta praegu kaasa ei tee enam. Kuigi alustas esimest alas väga hästi. Aga praegu läheb hästi, juba 3 kivi peal. Ja 160 kilo on siis see järgmine kivi, et kui selle ära tõstab, siis on ta ikkagi ka atlaskivides päris süke maailma mõistes juba keskpärane tegija. Nii, ja on kivis üles. Ja ai. See oli küll nüüd halb viga, sest kui on juba kivis üles, siis see teine osa peaks nagu lihtsamalt tulema. No ja mis see tähendab? See tähendab topelt tõstet. Pead uuesti võtma sülle. Ja 2 korda vaja tõsta seda sama raskust, et pead on ka väga palju jõudu olema, kui sa suudad teist korda teha. Aga näed, kivi süles, kivi on süles. Kas nüüd? Aga mis juhtus see, et aeg sai otsa, kontrolli aeg. Liiga rahulikult tegi. Et võib-olla ei ole siis nii palju seda kogemust veel atlaskividega. Nii, meie lõunanaaber Marek Leitis, et on väga hea kivide tõstja. Jah, aga see võistlus on kuidagi nii liiga rahulikult kõiki asju teinud. Jah, väga ettevaatlikult kuidagi. Nii, 2 kivi peale, särk jäi kinni. Tundub, et see 2 kivi jah, ei ole suur probleem. No muidugi Leitisel on pikkust ka päris palju, et see annab väikse eelise just ülestõstmisel. Aga ei valmista probleeme. 40 ei ole probleem. Et kui nüüd 60 ära tõstab, siis läheb Leedu mehest ette. Ja siis läheb ka selle ala liidriks kohe automaatselt. Meestel on käed kokku teibitud ja kasutavad väikest liimi. Väikest liimi, mis aitab seda kivi natukene selle paremini. Nii, 160 peale. Väga kindlalt. Iga kivi juurde jätab tüki särgist. Jah,
nii et nii ta on, et aga jah, et võistled kasutada seda liimi, et siis aitab paremini haakuda see. Viimane kivi ja palja kõhuga vaja tõsta. Jah, 170 kilo. Nii et ta tüki kõhunahka äkki siin. Aga ei, loobub. Nii, siis Eesti mees Kaido, üks võistluste korraldajaid ka võistlust tules. Aga jääb ka pikkusest puudu ja Kaido on lühemalt, oi, sõrmed sinna. Ja vot see oli nüüd targem tegu juba, sõrmi ei tohi küll sinna vahele jätta. Aga nagu näete, siis see pikkus ikkagi natukene loeb, et mõne ala puhul on ikkagi pikkadel väike eelis. Samas on jälle alasid, kus pikal on raskem. Nii, liiga vara tõstis üles. Kaido on ju harjutanud sinna Raunuga koos neid kivide tõstmisi ja on aastaid võistelnud, et peaks olema ju teada, kuidas seda kivi tõsta, aga praegu jäi tõesti väga kaugele selle kiviga. No mõne võrra on ka üllatus see, et just need kõrgused on suuremad. Ja kaks tõstet on praegu teinud Kaido. Ja loobus. Ja jääb ühe kivi peale. No jõudu ju oli, aga Jusi ei saanud seda tehnikale niimoodi pihta, aga Nikita ei ole ka just kõige pikem mees, aga ta väga ilusti keris selle kivi üles ja 100 kilo on peal. Suht kindlalt läheb. Et 1,75 m oli see esimene kõrgus, nii et tõesti tuleb kivi panna ikkagi väga kõrgele. Aga näha, et aja peale nad ei mängivad ikkagi selle peale, kes rohkem ära tõstab. Lähevad kindla peale välja, et ei hakka rabistama ja nad teavad, et põhimõtteliselt kui tõsta siin praegu ära see 160 kilo kivi ka, siis igal juhul oled sa seal esiotsa mees selles alas. Nii, ise ka ergutab ennast. Aga 19-aastane noormees ja on peal. Ja kas on esimene mees, kes 170 ära tõstab? Et tuleb tunnistada, et vaatamata vanusele on mehel jõudu ikka küllaga, et 170 kilo. Ai, nüüd vist sa äkki liimi mitte palju ei saanud. Et hakkas ära libisema sealt käest. Ei, ta ei jõudnud enne üle põlve tõmmata veel. Liiga vara hakkas kätega tirima. Aga no ei saa, liim natuke liim, teeme aplausi! Igal juhul tubli sooritus. Väga hästi, Venemaa noore vägilase poolt. Repsis. Kivi peal. Ja näha, et püüab teha kohe kiiremini, et liigub kahe kivi vahelt tempokamalt, hops joostes, sammud. Temal on vaja kiiresti teha, sest tema on Mihkliga ju võrdne punktide arv. Mõlemal oli 36 punkti. Kolmas koht on veel saadaval. Ehk siis sõltub kõik sellest, et kes võidab selle ala, kas Repsis või Mihkel, et kes keda, see saab ka pronksmedali. Mihklil on jah, väike eelis, ta saab nüüd vaadata kõrvalt, mida Repsis teeb. Nii, 160 kilo on peal, et 170 kilo, et kui Repsis selle ära tõstab, siis läheb muidugi Mihkel raskeks, aga nii. Ei ole nii lihtne seda tõsta. Et nagu ütlesime, et kivi diameeter on ka suurem. Kuidagi maa küljes on kinni see kivi. Nagu oleks jääs keset suve, on ju. Aga no kivil ei ole ju ühtegi sanga ei ole, no ei ole kuskilt võtta, täiesti ümmargune. No keerab ühte, keerab teistpidi, no kas saab sülle, aeg jooksab armutult, kolmas koht on mängus. Kivi on süles. Peab tõstma selle peale. No kivi on süles, nüüd ei tohi lahti lasta. Ja on peal ja tõstis ära, uskumatu. Tõstis ära. Nüüd läheb Mihkel, no muidugi, nüüd ka särk veel seljas puruks. Mihklil läheb nüüd raskeks, see tähendab seda, et ta peab järjest ja ühtlased ilusti kõik kivid peale panema. Ta ei tohi kuskil aega viita, nii et ta alguses tegi Repsis veel ka suhteliselt, siin on korduses veel näha ka, mehel on jõudu ja arugi veel. Aga Mihkel jah peab tegema tempokalt ja 170 kilo kivi, siis on see koht, kus ta peab selle kiiresti tõstma, et seal Repsis natuke jah, pani liimi. Jah, et seal ta sättis, et see oleks aeg, kus oleks võimalik tagasi teha, kuid nüüd Mihkel on alustanud. Alguseni jõus. Praegu on kõik veel võimalik. Olemas teine, 120 kilo, väga hästi. Kohe kolmas. Nii, 100... Kolmas ka on käes ilusti. Kindla peale Mihkel. Väga hästi. Nii. Ja jälle kinni sinna. Nii, nüüd oleks vaja 160 kilo ka ära tõsta ja 170 kilo. Natuke sätib siin liimi endale. Parem sätida ja natuke kaotada, kui seal teha 2 tõstet. Ja kindla peale, sest Leedukas tegi mitu tõstet seal põlle juurde. Ja on ka 160 peal. Hästi, praegu on kõik võimalik veel. Kui Mihkel kohe ära tõstab, on kolmas koht tema.
tagasi teha. nii, nii natuke jääb pikalt sättima siin. see on see koht, kus nüüd praegu, kui Mihkel kohe tõstab ja tõstab kohe peale, siis on pronks tema, kuid kas ta suudab selle praegu Mihkel ära teha? Ai, natuke raskelt on maa küljes kinni. Keerab käest ära sealt. Kas tõesti loobus? No ei tule, mees ütleb, et ei tule. No jah, et midagi ei ole teha. No mees tunneb ära järelikult, et aga Mihkli poolt tuleb öelda, et ikkagi väga tubli sooritus. Nii, ja nüüd siis Rauno, kes on hea kividetõstja, on tõstnud ka üle 200 kiloseid Atlas-kive, nii et siin on tempo. Üks maailma parimaid, ma ütleksin. Nii. See kivi mitte ei tõstetud, see visati sinna peale. Tähelepanelik televaataja näeb ka, kuidas see kivi sealt kõhu pealt lendab veel lahti nagu pall, et tempo on ikka üüratu. Nii, see oli 160 kilo. See oli 160 niimoodi visati. Ja 170 kilo. Ja see ka visati. No nüüd Rauno näitas, et mis massist mees on ja kui tugev tema selg tegelikult on. Kuidas tuleb kive tõsta? Nii, ja Markusel on kõik teada. Kes kuidas? Algus on hea. Markusel on muidugi edu niivõrd kindlustatud, et tal on vaja lihtsalt rahulikult vaja need peale panna. Markus on niisugune hea sportlane, et ta kunagi nagu ei loobu, et ta võitleb alati lõpuni. Tahab ka igas alas parim olla. Ja täpselt, ja siin on ka näha, 160 kilo on peal. Ja kindlasti Markus saab 170 kilo ka ära, et kuidas ta nüüd Rauno liikus pisut kiiremini. Nii. No muidugi Rauno vastu ei saa kivides, aga noh. Markus tegi päris hea tulemusi. Ma arvan, et teine kindlasti. Ja siis kokkuvõttes nägimegi, et Mihkel siiski andis ühe punktiga ära eelise Repsisele ja Repsis on meil siis leedukas 3. koht. Tõusis 3. Ja Heinla teine, kuid päris võimsa eduga sai Markus meil siin 63 punktiga esikoha. Ja võtab siis endale ema ja ramumehe tiitli. Ja teist korda järjest juba ja vaatame meil siis on siin veel venevägilane päris hästi teinud ja teised Eesti mehed on ka, Romekvelt ja Kaido Sirge on ka väga hästi meil võistelnud, nii et ja mainiks ära veel, et Romekvelt meil 6 lapse isa, nii et lastele väga hea eeskuju siin, kui tugev üks Eesti mees peaks olema. Et selline siis võistlus oli 2016 aastal siin Emajõe serva peal. Ja loodame, et järgmine aasta korraldajad teevad selle võistluse uuesti. Samamoodi väga rahvusvaheline seltskond oli koos, 6 riigi võistlejad, väga kõrge tase, nii et täname pealtvaatajaid ja igal juhul ootame siia järgmine aasta juba kõiki kohale, mitte ainult siis teleka ees seda võistlust jälgima. Kohtumiseni. Kohtumiseni.